Ma pea teitele kohe rääkima, kui kuulus on Jussu oma pruutide poolest. Ei, ega Jussu mingi litsmees ole. Jussul kohe mette sommagi ei pea oma prutadega. No mõelge ise. Jussa läks oma Punapea Lilliga restorani. Kõik sujus suurepäraselt, kuni poleks maabunud Lilli taldrikule mingi elukas. Too seisis seal selili, ässad mett ära ka mendud. Siputas ainult koibi ja niimoodi siputades ta lõrri keeraski Jussu soojad suhted Lilliga. Lilli pistis karjuma, nii et restu untsantsakad kõik kokku jooksivad. Koristage ära, viige minema, koristage see limukas ära. Karjus ja vehkis kätega nii kui naabrikarla vesi veski. Ja kujutage ette, kogu selle tohuva pohu keskel viidi restust minema hoopis Jussu. Peale selle lõrri läinud restuskäiku polnud Jussul ühtegi prutikulda ega nähja. Aga siis poe juures ükskord jutud lahti, et Jussul on silmapiiril uus pruta. Pidi tene kohe päris õige blondiin olema. Ma küssa siis ka meeste käest, et mis te teate ka sellest paarist. Jussu olevat ise kohe rääkinud, et blondiin olevat talle ise helistanud ja ütelnud talle, et ma ossi omale pommidega kella. Noh, ossid, et mis siis, küsib Jussu. Blondiin oli aina takka kiirustanud, et sa pead rottu seie tulema, vaja need pommid kahjutuks teha. Sa ju ometi mõistad või mis, Jussu? No, pommid kahjutuks tehtud. Hakkas pruta Jussule peale käima, et viigudega ta linna kuskile kallimasse kohta. Mis sa ikka nendest sentidest näpu vahel veeretad? Jussu mõtelnud ja et oota, ma tee tagasi. Võttis kätte ja viis blondiini linna kõige kõrgema taksiga bensujaama. Noh, mis teha? See on ju linna kõige kallim koht. Selle peale tõmmanud pruta minema kui lõunatuul, kõrgilt ja hõljudes. Ega Jussu mingi niisugune mees ka ikka ei ole. Jussu on ikka hästi kasvatatud ja viisakas oma õrnema soo suhtes. Võtame näiteks kas või sellegi loo. Pruta kutsunud Jussut jälle restorani. Jussu polnud mette taht minna, et äkki juhtub jälle mingi jama. No pruta siis ütles, et lähme minu juurde kodu. Jussu mõelda, et noh, mis seal siis ikka juhtuda saab, kahekesi ja koduga nagu. Aga teise päeva hommikul mehed kohe Jussu käest küsima, et noh, kui ta läks, kas sa said ikka musu kätte ka või? Aga kuidas sa näid iitsesti tegutsesid, et sul oli õdaku juba 9:30 aigu tuli toas. Jussu oli siis südamel kõik ära rääkinud, et no mis mul muud üle jäi? Kõik oligi liiga ilus. Sõime õdakust, jõime kohvi, võtsime pits veinigi, tantsisimegi. Aga kui äkki piiga tule ära kustutas ja hakkas tiitsesti ennast riidest lahti katkuma, no mina endale juba 2 korda üteldab lase, et on vaja ära minna ja mina tulingi tulema. Ega ma mõni niisugune ei ole. Mina olen ikka hästi kasvatatud ja viisakas poiss ometi. Ja küll mina juba aru saan. Vot, siuksed olid Jussu pruteda lood, aga ma lähen täna jälle poe juurde. Äkki on uus pruta Jussule siginenud ja siis ma tulen ja räägin teitele ka südamest kõik ära.